Meil on härra Rein Kikas on tulnud rääkima ühest suurest Soome mehest, kellest vähe teatakse, vähemalt Soomemaal. Härra Jüri Kask palus mind tulla veel kord siia rääkima sellest raamatust, mille on koostanud Soome reservmajor ja ka pedagoogia nõunik Erkki Haudamägi. Tema on siin pildi. Ja rääkida ka temast endast. Ma lasen seda ringi käia. Siin on pilt, mis on tehtud 3 aastat enne tema lahkumist siit ilmast, kus ta käis veel oma relvavendade kokkutulekus. Kindlasti ma räägin sellest, mida härra Kass palus, aga ma alustaksin natukene kaugemalt ja huvitavalt. Mõnul on võib-olla paha komme või ei oska öelda isegi, mis tiht internetist üles leida niisugesi asju, mis panevad mõtlema ja mis panevad ka võib-olla tegutsema. Ja mul on üks niisugune väljavõtte tehtud, kuhu ma olen ise nii-öelda märkusena kirjutanud loe ja hõiska. Ja see on üks näide, kuidas mõned aastad tagasi Kasahhi ajakirjanik Arman Shurajev vastas Kasahstani ähvardanud Venemaa suursaadikule Aleksei Borodavkinile. Ja ta vastas nii: russofoobia on just see, mille olete oma lollakate ettevõtmistega saavutanud. Ja lausub edasi: terve Kasahhi stepp on tulevikus kaetud teie mobiliseeritute laipadega. Te olete idioodid. Te olete iseennast söövad kannibalid. Ja viimase pöördumisena otse suursaadiku poole ütles ta: kui tahate näha Kasahstanis natse ja fašiste, vaadake peeglis. Elab Ukraina. Edasi. Ja veel ma tahan juhtida tähelepanu paarile raamatule, mis samuti on minu arvates üsna harivad ja mõtteid arendavaid. Üheks selleks on Prantsuse aadliku, ma vabandan tema nime hääldamist, võib-olla ei ole see vaane, aga ma ei oska prantsuse keelt. Aga peaks olema Adolphe de Gustin, kes 1839. aastal kirjutas oma reisimärkmeid reisidest Venemaal. Ja see raamat on ilmunud eesti keeles, mida ma ka ei ole saanud lugeda. Kuid kes seda raamatut loevad, võivad ilmselt märgata, et kas midagi on muutunud 1839. aastast. Ja siin on paar niisugust lõiku. Esiteks, despotism on Venemaa paratamatu osa, leiab tema. Et venelastel on 2 iseloomulikku palet. Kui nad siia jõuavad Euroopasse, et tulla Euroopat avastama, näivad nad olevat rõõmsad, vabad, rahulolevad. Nad on otse kui põgenema pääsenud hobused, linnud, kelle puuriuks on korraga lahti tehtud. Aga kui nad koju naasevad, on nende näod pikad, sönged, piinatud, nende laup on murelik ja sellest erinevusest järeldan ma, et maa, kust lahkutakse väga rõõmsalt ja kuhu naastakse väga suure kahetsusega, on vilets maa. Ja siin on veel mitmed teisi selliseid häid väljendeid, aga ma usun, et igat ühte rõõmustab selle raamatu, kui nad kätte saavad selle lugemine. Ja nüüd siis sellest, millest mul paluti rääkida. Tõepoolest, hulga aastaid tagasi juba
see nimetatud soomlane nimega Erkki Johannes Haudamägi on kirjutanud, õigemini koostanud, ütleme nii, kaheosalise raamatu Soome tormi südames. Kuid see raamat ei räägi ainult Soomest, vaid see räägib praktiliselt kogu möödunud sajandi ajaloost, nii Euroopas kui maailmas. Selle raamatu koostamiseks läks Haudamäel 24 aastat. See oli tema ainus elutöö peale pensionile jäämist 1995. aastal. Tal on väga tohutu materjal kodus, mida ma osaliselt oma silmaga olen näinud. Seal on tuhandeid A4 formaadis trükitud andmeid, mille alusel ta selle raamatu kokku pani. Ja rõhutan seda, et ta ei teinud seda päris üksi, vaid tal oli 2 head sõpra. Üks nendest oli sakslane ja teine rootslane. Loomulikult oli ka teisi abimehi, kuid need on nii-öelda episoodilised ja vähem tähtsad. Ma isiklikult olen major Haudamäega kokku saanud 4 korda, 3 korda Soomemaal ja 1 korra minu kodulinnas Viljandis, siis kui ta käis oma raamatut meie linna raamatukogus esitlemas, seda teist osa. Selle teise osaga on mul selline side, et koostaja nõusolekul ja loal võisin ma selle panna Eesti lugejale arusaadavasse keelde. Ja sellega seoses loomulikult ma sain ka nii-öelda teisi lisaandmeid, mida isegi raamatus ei ole. Raamat räägib iseenda eest ja selles raamatus on ka jutt, mispärast ma ei saanud eesti keelde panna selle raamatu esimest osa. Sellepärast, et tervet 9 aastat ma otsisin kontakti soomlasega nimega Erkki Haudamägi. Mul on Soomes vaieldamatult üle 100 tuttav. Need on nii Soome koorilauljate hulgas, Porvoos, Turus ja mujal, samuti ka väga paljude Soome kaitseväelaste hulgas, reservväelaste hulgas ja ka Soome Rotary klubi liikmete hulgas. Ja mitte keegi nendest, kelle käest ma küsisin, kas keegi teab midagi Erkki Haudamäest, ei saanud ma ühtegi vastust. Mitte ühtegi vastust. Aastate jooksul, 9 aasta jooksul, mitte keegi ei teadnud Erkki Haudamäest mitte midagi. Vaatamata sellele, et tema raamatu esimene osa, mis ilmus juba 2005. aastal, kui ma ei eksi, et see oli Soomes ka ilmunud, see on ka ilmunud rootsi keeles. Nii et kahekeelne maa, soome-rootsikeelne maa, Soome ei teadnud sellest raamatu koostajast mitte midagi. Tegelikult oli hoopis teine. Tegelikult teati. Aga ma ütlen, nii see raamat kui ka major ise olid peaaegu pandud nii-öelda kiriku vande alla. Neist ei lubatud rääkida, neist ei lubatud midagi teada. Ja veel hullem, kui keegi välismaalane tahab seda uurida. 3 aastat tagasi ma olin Porvoos koos laulukooriga ja seal väljakul oli ka Porvo linna raamatukogu buss. Ma läksin sinna sisse, küsisin, et kas teil on selline raamat. No umbes nii, et on küll, aga meil ei ole seda kaasas siin. Väga nii häbelikult ei eitatud, et sellist raamatut ei ole, aga ei tahetud sellest ka midagi numbrit teha. Nii et see suhtumine on siiamaale selline kahjuks.
aga kui rääkida Majorist, siis ma iseloomustaksin selle nappide kohtumiste Majal teda kui erakordset inimest, lihtsalt inimest. Ta oli kahtlemata Soome patrioot, aga ta ei eitanud ka teisi rahvaid ega teiste rahvaste õigusi. Tema raamatus on võrdselt välja toodud kannatanutena nii Eesti, Läti, Leedu kui ka teised Ida-Euroopa rahvad ja ka teised rahvad, kellele kahjuks nende valitsejate poolt valetati suhu ja silma selleks, et oma tegusid õigustada. Nii nagu see toimub võib-olla tänapäeval. Major Haudamägi, lisaks sellele, et oli kaitseväeline major, ta 30 aastat juhatas ühte Soome suuremat sporditehnikumi, kellel olid väga laialdased sidemed teiste Euroopa riikide sportlastega, sealhulgas Venemaa. Paljud Venemaa sportlased käisid Soomes harjutamas, treenimas ja õppimas. Lisaks sellele oli major Haudamägi ka rahvusvaheliselt tuntud mees kui rahvusvahelise laskesuusatamise föderatsiooni üks funktsionäär ja tegijaid nii-öelda reaalses spordielus. See oli ka üks põhjus, miks ta tuli mitte ainult Viljandisse raamatut esitlema, vaid tal õnnestus ära käia ka Otepääl, kus ta korduvalt oli olnud kohtuniku rollis ja varem käinud, kus tal oli omad mälestused sellest ajast. Major Haudamägi suhtus teistesse inimestesse ja teistesse rahvustesse üsnagi objektiivselt. Ta ei vandunud nii-öelda maapõhja mitte ühtegi rahvust, küll aga tõi välja nende rahvaste ja riikide juhtide nõrgad ja halvad küljed, mis lõppkokkuvõttes viisid kogu maailma hukatusse selles sõjas, kus väidetavasti oli üle 60 miljoni ohvri. Seda ohvrit kandsid paljud riigid, peaaegu kõik maailma riigid, kuigivõrd. Aga kõige rohkem said kannatada need riigid, kes jäid kahe suure võitleja ja kahe võimsa sõjaväe vahele, ehk Ida-Euroopa riigid alates Soomest ja lõpetades Rumeenia, Bulgaariaga. Bulgaaria võib-olla vähem. Need riigid said kõige rohkem kannatada, loomulikult sõjast osa võtvad riigid ka kõik. Major Haudamägi, kui ma temaga kohtusin, rääkis väga ladusalt ka sellest, mis raamatusse ei jõudnud. Minu esimene kohtumine temaga silmast silma oli Helsingi raudteejaama teise korruse pubis. Meil oli kokku lepitud seal kohtumine. Ta sõitis oma kodulinnast Äänekoskelt Helsingisse ja minul oli samal õhtul vaja minna Soome Karjalaani koosolekule. Ja lepitud oli kokku kella 2 kohtumine selles Pullmani klubi pubis. Jõudsin kohale, leidsin pubi üles juba mõni minut enne 2, hakkan otsima
ei näe, kedagi ei ole. Keda võiks minna nii-öelda tervitama. Läks 10 minutit, läks 15 minutit, siis ma silmasin, minust eemal, umbes nii kaugel, kui siit ukseni istusid 2 meest, ajasid juttu. Üks oli vist vanem mees, teine noorem mees. Vaatan ja vaatan. Aga miski, ma ei tea, kuidas seda nimetaks, kõhutundeks või lihtsalt häbematuseks. Mõtlesin, et väga küsija suu peale ei lööda. Ma vahepeal helistasin 2 korda või 3 korda telefoni mobiilile, aga helises, aga keegi vastu ei olnud. Mis asi see on? Ja sammusin siis vapral sammul sinna loo juurde ja küsisin, et andeksi, olete kohe Raudamägi? Mees tõuseb püsti, minust peaaegu pikem. Küll. Ja siis ma ütlesin, kes olen mina, siis oli asi selge ja nii me seal kokku saime. Teine noorem mees pidi minema oma Tampere rongile, varsti läks ära ja siis seal puhisime peaaegu 2 tundi, oleks rääkinud ka rohkem, 2 tundi vestlesime rohkem sellepärast, et kahjuks kella 4 aeg pidi Haudamägi minema tagasi rongile mõjusõidu. Midagi ei muud teha. Seejärel kohtusime 2 korda Soomes, 1 kord Tikkakoskel, kui ma käisin Sakalamaleva võitlejatega nii-öelda harjutusi vaatamas ja siis leppisime seal kokku, seal ajasime 3-4 tundi juttu ja 3. kord oli samuti Soomes, aga siis juba Haudamäe enda kodus Äänekoskel. Seal ma olin rohkem kui pool päeva hommikust peale lõunale, nii kaua kui vana härra lihtsalt peale lõunat natukene ära väsis ja silm hakkas kinni mõjuma. Ma vaatasin, et ei saa enam inimest lihtsalt tülitada ega vaevata ja siis tulin sealt ära. Ja siis ta käis ta Viljandis ja viimane kord ei saanud ma enam kokku elavatena, vaid ma käisin Äänekoski kirikus tema matusel, teda ära saatmas, sest ma pidasin seda enda kohuseks. Viisime ka pärja. Nii et see mees, kes on kirjutanud raamatu, mis väärib lugemist ja väärib mõtlemist nende asjaolude üle, mida raamatus on kirjeldatud. Ja see ei ole kirjeldatud kellegi nii-öelda lambist ehk heast mõttest, vaid kõik asjaolud peaaegu, 95% vähemalt, on tuletatud dokumentide põhjal ja andmete põhjal, mis on avalikult kättesaadavad. Seejuures meenus mulle üks teine kirjamees, keda teist ka kõik paljud teavad. See on siis Viktor Suvorov, kirjaniku nimega, kes samuti kirjutas oma raamatud avalike andmete põhjal, nii nagu ta väidab. Nii palju, kui nad avalikud olid temale, sest ta pääses ligi ka veel Nõukogude Liidus teatud arhiiviandmetele ja loomulikult pääses ligi ka arhiiviandmetele Suurbritannias, kus ta praegu elab. Aga see selleks. Need 2 meest siiski minu arvates on pisut erinevad. Ma olen väga palju lugenud ka Suvorovi raamatuid, aga nendes on kahjuks ka ebatäpsus. Ja see avalike andmete kasutamine võib tegelikult lõksud põhjustada. Ja Suvorov langeski selle lõksu. Nimelt ta kirjutab ühes raamatus talvesõjast, et soomlast või venelastel, nagu Nõukogude Liidul, oli raske, et olid väga külmad ilmad, 30 kraadi külma ja 2-meetrised hanged. Need andmed ta sai
kindlasti Suurbritannia arhiividest ja Suurbritannia sai need andmed Moskvast. Väga lihtne. Tegelikult soomlased ise kirjutavad, jah, 2 päeval oli tõesti 30-kraadine temperatuur. Ülejäänud päevad olid tavaline Soome talv, 15-20 kraadi. Ja 2-meetrise tangi praktiliselt kuskil ei olnud, võib-olla kui kusagil mingi tuisanud koht oli, kus oli natukene kõrgem. Aga loomulikult oli lund üle meeter, 1,20 kohati, 1,50, 2 lumi, aga see ei olnud 2-meetrine lumi. Nii et kuidas kirjutada, mida kirjutada ja mida põhjendada, ka siin on vaja teravat arusaamist ja mõistust, et asju õigesti, asjaolusid õigesti peegeldada ja välja tuua. Ja mul on hea meel, et mul on õnnestunud kokku elus siiani 4 soomekeelset raamatut panna eestlasele loetavasse keelde. Esimene neist oli kolonel Hans Kalmi raamat Põhjapoegade retke, Pohjanpoegi on retki, mille andis välja Viljandi muuseum. Siis olen samuti teinud selle teo Soome 5. presidendi Risto Rüdi kaitsekõnega, mille ta pidas 1967. aastal, kui Soomes peeti niinimetatud sõjasüüduste protsessi, mis oli peale surutud Nõukogude Liidu poolt. Teised liitlased, niinimetatud Inglismaa, Prantsusmaa ja Ameerika Ühendriigid, ei vaielnud sellele vastu, aga nad ei nõudnud ka seda otseselt. Siis oli see Audumäe raamatu teine osa ja viimasena lõpetasin möödunud aasta lõpul raamatu, mille autoriks on Vilho Tahvalainen. Võimalik, et seda nime teavad need, kes on lugenud Soome tormi südames raamatut. Nimelt selle mehe andmete põhjal, osaliste andmete põhjal, mille Audumägi sai kätte tema pojalt, sest pooled andmed peaaegu oli Tahvanaise abikaasa suurest hirmust ära hävitanud, põletanud. Aga umbes pooled andmed sai kätte. Ja selle põhjal siis ta koostas, või see oli nagu aluseks ja kondikavaks, mille alusel ta hakkas uurima neid asju ja üldse kokku panema oma raamatu Soome kohta. Ja selle raamatu pealkiri on Eriülesanne Soome marssali Mannerheimi salajase agendina aastatel 1932 kuni 1945. Tegelikult ta oli veel kontaktis ka mõne aasta peale seda, sest Mannerheimi loal ta sai kopeerida palju andmeid ja panna eraldi kausta, just nimelt selle kausta, millest pool läks, umbes pool läks kaotsi ja umbes pool jäi alles. Ja see alles jäänud pool on ka praegu Soomes olemas, sest major Audumägi deponeeris selle ametlikult hoiule. Nii et kui keegi hakkab vaidlema, et need tõendid, mis on, ei ole tõesed, siis on sealt alati võimalik võtta ja kontrollida. No nii, rohkem ma eriti ei oska midagi teile rääkida. Näeb välja teine osa. Esimese osa on tõlkinud üks Pärnu tüdruk, aga seda on üsna, ütlen isikliku kogemuse põhjal, on palju raskem lugeda kui seda teist osa. Ja siin on Soome sõjaaegne president Risto Rüdi. Olen näinud Risto Rüdi ühesõnaga matuse pilte. Terve Helsingi linnarahvas on tee ääres nagu Mannerheimi, nagu analoogne nagu Mannerheimi matus oli.
et see räägib juba iseenda eest. Ja see on see Soome tormi südames, see esimene osa. Ja mina sain ühe Soome sõbra käest teada, et selline raamat on ilmunud soome keeles. Ja ta helistas mulle ja siis me olime reservohvitseridega Soomes külaskäigul. Ja olime Pori brigaadis ja mina läbi tõlgi siis küsisin, et kas keegi teab, kas selline raamat on ikka olemas või ei ole. Ja üks Soome kolonel, ma nime enam ei mäleta, tõusis seal peolauas püsti ja ütles, et vastab tõele, et on selline raamat olemas, et tema oli isiklikult Helsingis selle raamatu tutvustamise või esitluse kohal. Ja ütles, et kui tavalise raamatu esitlus kestab circa 40 minutit, pluss, ütleme, seal sees on veel kohvipaus, eks on ju, siis selle raamatu esitlus kestis 2 tundi ilma kohvipausideta ja kõik kuulasid kiirvaikselt, punkt. Ja see iseloomustab selle raamatu sisu ja ma ütlen, et see on mõtlevale inimesele. Aga täna on teil võimalik, ma ei ole mingi müügiagent, eks on ju, aga ma lihtsalt ärgitan teid, eks on ju, neid raamatuid lugema. Ma unustasin ühe tähelepanu juhtida sellele. Öeldakse, et üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna. Ja see pilt on valitud nagu rusikas silmauku. Siin on 5 meest pildil. 4, õigemini 5 riigijuhti, ka Mannerheim oli Soome resident. Siin on üleval 3 meest, muigel näol rõõmsalt naeratavad. All üks väga nukker kurb mees ja siin üks mõtlik mees. Kõik see on nii, nagu oli.